Te kuulate Eesti Vähiliidu podcasti Terve Eestiga vähi vastu, kus räägime vähiennetusest, vähi varajasest avastamisest, tervislikest elustiilivalikutest ja elust pärast vähidiagnoosi. Head Eesti Vähiliidu podcasti kuulajad, meil on täna teemaks sagedasemad meeste pahaloomulised kasvajad ja mul on väga hea meel tutvustada meie tänaseid külalisi, kahte selle ala head spetsialisti. Doktor Martin Kivi, kes on uroloog, töötab Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogia osakonna juhatajana, on ka pikaaegne Eesti Uroloogide Seltsi president, hetkel vist, eks ole, ekspresident. Ja doktor Kristjan Pomm, tunnustatud meestearst, Tartu Ülikooli kliinikumi meestekliiniku juhataja ja samal ajal ka Tartu Ülikooli kliinikumi vanemarst õppejõud androloogia ja uroloogia erialal. Tere tulemast saatesse. Et doktor Kivi, teie uroloogina, millised on siis need meestel võib-olla kõige sagedamini esinevad pahaloomulised kasvajad ja kas see on vanusega ka seotud, et millised vähivormid on näiteks siin nooremas eas, millised on vanemas eas üle 70, sagedasemad võib olla ju, eks ole, näiteks eesnäärmevähk võib ju olla mitte ainult vanematel kui 70, võib olla ka 50-aastasel, aga on ju mingid sellised printsiibid. Tavaliselt, eks ole, munandivähk on rohkem 20-30-aastastel ja eesnäärmevähk vanematel. Mis see teie kogemus näitab? Üleüldse nagu esmasjuhtude arv on Eestis on kasvanud. Et viimase statistika, mis on nagu kättesaadud Tervise Arengu Instituudi kodulehel, näiteks on 2022. aastal on diagnoositud üle 9000 uut vähijuhtu. Veel 200 aastat tagasi, need oli ainult alla 7000. Ja see vähi haigestumus kasvab. Meestel loomulikult eesnäärmevähk on esikohal, käärsolevähk, neeruvähk, mauvähk ja loomulikult kopsavähk, mis on suitstamisega. Ja Eestis praegu elab rohkem kui 70 000 inimesi, kel on kunagi mingi pahaloomuline kasve on diagnoositud. Võib-olla nagu minu jaoks on kõige rohkem teeb murelikuks see, et ainult pooltel see kasve on diagnoositud ainult algstaadiumis, kuid on piirdunud selle organiga, millest ta on lähtunud. Ja väga sageli on juba inimesed tulevad siis, kui haigus on levinud. Isegi minu jaoks on 53%, et on ainult piirdunud lehteorganiga on väga, väga suur väljakutse. Sellepärast antud juhul on see nii teadlikkus kui sõeluuringud, mis võivad seda asja nagu ära hoida, on üleolulised meie jaoks. Noorematel meestel, et on loomulikult munandivähk on esikohal, ka ajukasve on väga, väga sageli esinevad. Ja siin tulebki korrata nooremate meestel, nad peavad ennast kontrollima regulaarselt, paari kuu tagant. Katsuma oma munandeid ja kui midagi on seal teismoodi, mingi reeglina kirjeldatakse tihedam tükk või mingi muutus, millest nad ise aru ei saa, on väga, väga oluline tulenes näitama. Ja. Et saada kindlust, et midagi ei ole. Ja ma võin öelda, et viimasel ajal ikkagi vastuvõtule tulevad noored mehed, kel ongi sarnased küsimus on, et nad paluvad, et spetsialistil üle kontrollida. Õnneks see haiguse munandivähk ei ole väga levinud, aga noorte meeste seas on kõige levinud pahaloomuline kasv. Ma korra tulen võib-olla selle statistika juurde tagasi. Tegelikult oli vist 2018 või 2019 juba esmaste juhtude arvu kasvas üle 9000 ja siis seoses me rääkisime ennem siin COVIDist, eks ole, mille need kõrghetked olid 2020-2021. Siis tegelikult seetõttu, et inimesed käisid suhteliselt vähem, eks ole, arstil langes tegelikult ka esmaste vähijuhtude, registreeritud vähijuhtude arv alla 8500
ja siin nagu doktor Kivi juhtiski tähelepanu 2022, kui see COVID-i kõrgperiood oli läbi, inimesed hakkasid sagedamini pöörduma, siis tõusis jälle üle 9100, eks ole, esmaste juhtude arv. Ja kahjuks meil hetkel sellist konkreetset statistikat 2023-2024 aasta kohta ei ole, aga see trend ikkagi tõuseb ja Tervise Arengu Instituudi ehk TAI prognoos ju ütleb, et 2030. aastaks prognoositakse circa 11 000 esmast juhtu. Nii et nagu kogu maailmas, Euroopas, nii ka Eestis tegelikult vähijuhtude arv tõuseb. Põhjuseid ju erinevaid, eks ole, vanusetõus ja nii edasi. Aga võib-olla mõne sõnaga räägime meist vähi suremusest ka, et meil üks probleem on see, et juhte on palju ja avastatakse siis tihti, kui on, eks ole, regionaalne levik, on haiguse levik regionaalsetesse lümfisõlmedesse, tihti ka juba, eks ole, kauglevik, kus on kaugsiirded, kaudmetastaasid. Aga kas see põhiline põhjus, miks Eesti meeste suremus on suhteliselt kõrge, et kas see on ikkagi ka rohkem selle hilise avastamise taga või võib seal midagi muud ka veel välja tuua? Eesnäärmega vist oli siin selline lugu, et meie kõrge suremus oli natuke seotud ka sellega, et tihti surmatunnistusel, eks ole, läks põhihaigusena eesnäärmevähk, mis väga tihti oli ka välja ravitud juba ja see statistika nüüd vist, surmastatistika on nagu enam-vähem nüüd paika loksunud. Aga kas, ütleme, sellise hilisema avastamise kõrval midagi siin veel võiks välja tuua, miks ta nagu meil suhteliselt kõrge see suremus on, et see suremus on selles mõttes väga oluline, selline objektiivne nagu näite. Ma arvan, mis tuli ka meie sellest esimene vähi nagu varase avastamise uuringust, et osalusmäärad on madalad. Ja. Et kui me tahame, et selle uuring aitaks vähendada pikas perspektiivis suremust, et osalusmäär peab olema ikkagi piisav. Vähemalt 70% kutsututest. Ta on, ajas on paranenud ja ütleme ka, kui võtta, et kui me võtame võrdluseks, et vähi elulemus, näiteks kui me räägime lokaalsest haigusest, esimene vähi puhul on lokaalse haiguse puhul vähi elulemus on 100%. Samuti ka närvivähi puhul. Kui me räägime siis, kui juba haigus on ainult kaugsiirded, siis on 5 aasta pärast elulemus alla 40%. Ja ongi varakult avastatud haigus, mis on keskmise või suure progressiooni riskiga, meil on tõesti potentsiaali tulevikus arendada. Just nende haiguste nagu leidmine varakult ongi see, mis võib mõjutada seda kaugperspektiivis suremust ja paranda nagu elulemust. Aga ikkagi osalemine sõeluuringutest ei ole piisavalt hea, mida meie ootaks. Ja siis ongi, me tuleme jälle meie nagu algusesse, et ikkagi kampaaniat, teadlikkus, et on vaja tulla teatud nagu vanusest nagu kas osalda sõeluuringutest või tulla arsti juurde on ülioluline. Ja, et ma arvan, et praegu, et meditsiiniliselt meil on olemas Eestis praktiliselt kõik võimalused inimesi aidata ja tervistuda vähist. Aga sageli, ütleme, just varajane avastamine on see, mis on nagu on nurgakivi, miks meil pikas perspektiivis on seda juhtu. Teine asja on nagu teatud nagu kui me räägime eestlane vähis, mis on nagu sagedasem meeste paloomuline kasv, meil ei ole üleriigilist nagu screeningu projekti. Ja see meie pilootprojekt, mis on nagu praegu see kliiniline osa on nagu kliiniline tegevus on sel suvel on lõpetatud ja praegu need andmete nagu analüüs toimub. Et selle esimene samm oligi selleks, et me vaatame kui palju mehed üldse selles huvitatud, mis takistused sellega võivad olla, kui see kogu see süsteem, kui hästi töötab ja siis saab juba rääkida nagu üleriigilisest screeningust. Igati nõus. Mis puudutab seda sõeluuringus osalemise protsenti,
siis jah, see tervisekasvatus ja see kõik mängib loomulikult oma rolli, sellepärast ta üldjuhul alla 70 osalus on. Aga me siin ütleme Vähiliidu kogemusest näiteks meie mobiilse mammograafia bussiga, et palju oleneb ka sellest, et kas see pakutud teenus on selline mugav inimesele nagu kasutada. Et kui näiteks mammograafia buss läheb inimese elukohale lähedale siin kaubanduskeskuse juurde väikeses kohas, siis tavaliselt see osalusprotsent ongi üle 70. Meil siin mõnes maakonnas siin Jõgeval, Saaremaal oli ta vist isegi 80 ja üle selle. Ja teine selline huvitav moment on see, et te rääkisite väga ilusti sellest Eesnäärmevähi pilootprojektist, mis on, eks ole, Eesti 3 vähikeskuse baasil, et siin mõni aasta tagasi Tartu Ülikool koos professor Tanel Laisere juhtimisel nad alustasid kopsuvähi KT-põhist sõeluuringut. Ja miks ma sellest räägin, seal on erakordselt kõrge Eesti kohta osalusprotsent, see on circa 80. Ja seal see saavutati tegelikult sellega, et kaasati perearstikeskused, kaasati koordinaatorid, kes inimesed nagu spetsiaalselt enne uuringu alustamist helistasid läbi sageli mitmed korrad, kui ei vastatud telefonile esimest korda. Et selline koordinaatorite kaasamine ilmselt on Eestis üks selline võtmevariant, kuidas seda osalust tõsta. Aga see negatiivne pool on selles, et ta tegelikult tõstab uuringu maksumust. Et need koordinaatori tasud ja need tulevad kõik sinna juurde. Aga võib-olla natukene räägime sellest ka, et millised sõeluuringud veel meestel on, et ütleme selline soospetsiifiline on, eks ole, Eesnäärmevähi sõeluuring. Ja meil on ju veel, ütleme, teine soospetsiifiline on naistel, eks ole, rinnavähi sõeluuring. Aga on 2 sõeluuringut, mis puudutab jämesoole, käär- ja pärasoole vähi, eks ole, peiteveretestil põhinevad sõeluuringud ja siis see kopsuvähi sõeluuring, see on tegelikult mõlemale soole. Et tegelikult ega praegu maailmas väga ei olegi palju enamatel paigetel need sõeluuringud tegelikult nagu sellist tõenduspõhist tõestust nagu väga ei oma, räägitakse ka maavähist tegelikult. Aga seal ei ole sellist, ütleme, Euroopa Liidu sellist absoluutset soovitust nagu nende teiste puhul. Jah, unustasin ära naistel veel emakakaela, eks ole, sõeluuring ka, et lisaks PAP-testile HPV, eks ole, ja see kodutestimine ja kõik see teema. Kuidas me siis seda meeste osalusmäära lisaks teadlikkuse tõstmisele veel tõsta võiks, et oli juttu neist koordinaatoritest, ega siin sellist võluvitsa väga vist ei ole, eks ole. Mingis mõttes taandub ikkagi kõik jälle selle sama tervise ja tarkuse peale ja võib-olla nagu üks asi, mis vajaks ka nagu mõtestamist ja teadustamist on see, et juhul kui ikkagi perekonnas vereliini pidi nii-öelda on olnud palju pahaloomulisi kasvajaid. Võtame mehe jaoks näiteks emaliini pidi rinnavähki või, eks ole, vanaisal, isal, onul, vendadel eesnäärmevähki, siis on risk, eks ole, haigestuda ka ise eesnäärmevähki mitu korda kõrgem võrreldes nende meestega, keda seda riski ei ole. Ehk et tasuks korra nii-öelda oma suguvõsa peale ka mõelda, et mis need tervisemured lähisuguvõsas on olnud. Kui seal on palju ka insulte, infarkte, siis võib olla märk, et on hüperkolesteroleemiaga, mis võib olla perekondliku taustaga, eks ole, tekibki et toitu nii eeskujulikult kui tahad, ikkagi sul tekib ateroskleroos, südamehaiguste riskid ja ka raskete, eks ole, surmaga lõppevate haiguste riskid on kõrgemad. Ja samamoodi on tõesti ka pahaloomuliste kasvajatega, et kui ikkagi emal on olnud rinnavähk, vennal on olnud eesnäärmevähk, isal, vanaisal on olnud eesnäärmevähk, siis kindlasti on mõistlik 40. eluaastate alguses tulla mehel arsti juurde ja oma riskid nii-öelda kaardistada.
et need kõrge riskiga olukordi, kus ka suremuse riskid on kõrgemad, eks ole, on just nimelt selles vanusegrupis kõige rohkem, et seal võib olla, eks ole, ka selline geneetiline taust, mida muuta ei saa. On olemas ka tänapäeval erinevaid geneetilisi teste, millega me saame neid monogeenseid põhjuseid üles otsida. Kui me teame, et see on BRCA2 geen näiteks, mis on seotud nii naisel rinnavähiga kui meestel eesnäärmevähiga ja see näiteks emal on olnud selle nii-öelda geeni veaga, eks ole, ka rinnavähk, siis tasuks mehel kindlasti minna õigele arsti juurde või ka emal oma pojale öelda, et see on sinu risk, et ole hea ja arvesta sellega ja kontrolli ennast õigel ajal. Ja munandivähi kontekstis ka tegelikult asi, mida võib-olla ka ei teadvustata, et näiteks kui on olnud munandi laskumishäire, krüptachism, et üks munand ei ole sündides siis munandikotis või laskub sinna hilinemisega või areneb väga oluliselt kehvemini, siis nendel meestel on tegelikult ka kõrgem risk haigestuda munandivähki. Nii selle munandi osas, mis oli laskumata, kui ka tegelikult vastaspoole munandi osas. Ja just nimelt, nii nagu te rääkisite, et koroona ajal muutus inimeste ligipääs terviseasutustel oluliselt, nii ka meie meeste kliinikus näiteks nägime seda, et mõned mehed just nimelt selle munandi laskumishäirega, kes meil olid iga-aastasel nii-öelda seiramisel, et vaadata munandid ultraheliga üle, on seal sellised võimalikult ka vähieelsed riskimärgid, mida mikrokaltsifikaadid ja jäid mehed paar aastat tulemata ja tulid siis selle nihkega 3-2 aastat hiljem ja päris mitu munandivähi juhtu just nimelt nii tuli välja. Ehk et tõesti, et kui on teada, et on riske, siis tuleks seda maandada. Ja võib-olla viimane seos, mis ka nagu perekonnaga seostub, on tegelikult ka inimese viljakus, mehe viljakus. Tegelikult on teada, et need samad geenid võivad olla seotud mehe viljakusega ja ka eesnäärme pahaloomuliste kasvajatega. Et juhul, kui mehel on olnud muresid näiteks laste saamisega, on pidanud kasutama ka kunstlikku viljastamist, et seemnerakk on hästi vähe, kvaliteet väga kehv. Mis on täna suurte viljatusregistrite põhise teadustöö tulemusel, mujal maailmas on need registrid olemas, täna me Eestis ka tegutseme selle nimel, et see olema saaks, aga väga selgelt teada, et mehelt, kellel on olnud viljakuse mure, on ka suurem risk haigestuda eesnäärevähki. Ehk et jällegi noore seas olnud laste mure võiks tähendada, et 40-ndatel eluaastatel ole hea ja tule kontrolli. Ja siin me ise muidugi arstidena saame seda sõnumit kohale viia ja tõesti ka korraldada ise seda jälgimist, et kutsuda neid mehi ise siis aktiivselt ka kontrolli. Täiesti nõus, jah. Kui veel selle geneetika juurde täpsemalt tulla, tegelikult on ju, ütleme, ainult 5-10% on ju tegelikult sellised mutatsioonid või pärilikud geenimuutused, nõnda nimetatud iduliini muutused, mis vanematelt lastele üle kanduvad. Mingit rolli, eks ole, mängib seal epigeneetika, polügeensed riskiskoorid, aga see, mis te rääkisite, mis puudutab vähki perekonnas, kus konkreetset geenimutatsioone ei ole leitud, seda on tegelikult päris tihti ausalt öeldes ja nende, ütleme, monogeensete mutatsioonidega on suht lihtsam. Neid üldjuhul jälgivad geneetikud. Vähemalt need mutatsiooniga haiged käivad geneetiku juurest läbi. On olemas ju kõigis 3 vähikeskuses, nii kliinikumis, PERHis kui ITK vähikeskuses tegelikult on geneetik olemas ja kes seda jälgimist siis lõpuks teeb, on see geneetik või raviarst, see nagu ei olegi tähtis, on ju juba ka registrid tegelikult on kliinikumis, mõnel erialal, PERHis ma tean, on rinnavähi, ütleme, riskiga patsientide selline andmekogu. Et Eestis jah, võiks olla need isegi üle-eestilised, aga just see perekonna roll, et väga õige, et vanemad oma lastele väga varakult juba seda riski nagu teavitavad ja see on hilisemas elus väga oluline. Tuleks korra veel selle eesnäärme juurde tagasi, et võib-olla väga detailselt ei hakka sellest sõeluuringust rääkima, kui me selliseid üldisi nõuandeid anname, et millal siis seda PSA-d või prostataspetsiifilist antigeeni, mida veres siin aastaid, eks ole, on määratud, et mis see vanus siis on see 50, on see nooremad, sõltub see ka nagu sellest, ütleme, eesnäärmevähi tekke riskist,
et mis need uroloogide praegused soovitused väljaspool sõeluuringut enne kui ma on? vastan teie küsimusele, korraks tulen tagasi selle osalusmäära juurde, et ikkagi ütleme, et miks selle kopsuvähi osalusmäär on nii hea. Et me samamoodi oma projektis oleme märganud, et ikkagi individuaalne lähenemine meestele mõjub kõige paremini. Et nende seas, kes on nagu saanud nagu tava kirja, mitte e-kirja või SMS-i, ja siis on saanud ka korduva kutse näiteks SMS-i näol, et nende osalusmäär oli kõige parem. Et siin ongi, et me kõike ei saa panna kas AI või mingi elektrooniliste kanalite peale, nagu selle peale loota, ikkagi mehed tahavad personaalset lähenemist. See on nagu fakt. Teiseks me peame alati, ütleme, geneetika roll nagu erinevate palumkasvajate nagu tekkimisel üleoluline, aga vanus on see, millel on need haigused hakkavad inimestel tekkima. Et praegu nagu statistiliselt nagu inimestel esmasjuhtude pooled, kel nagu esmased vähijuhud on nagu diagnoositud, need on inimesed on 70+, need on eakad inimesed. Välistegurite roll on absoluutselt oluline. Ja nii edasi. Ja kõik need koos peab olema nagu hästi tasakaalustatud läbi mõeldud, kui me pakume ühte või teist nagu kas sõeluuringut või mingit teenust ja siin ongi, ei tohi nagu kalduda nagu ühes või teises suunas. See süsteem peab olema enam-vähem tasakaalustatud ja teaduslik. Mis puudutab PSA analüüsi, et Euroopa uroloogide assotsiatsiooni nagu soovituste alusel, kui inimesel nagu riskitegureid, nagu doktor Pomm rääkis, et nagu perekonnas seal on, siis on PSA analüüsi tasub teha meestele alates 50 eluaastast. Nendel, kellel on olnud näiteks isal, vennal või vähemal näiteks rinnavähk, siis on tõesti vahest alustada hea ka 40 eluaastast. Ka ütleme, etniline kuuluvus on üks riskifaktor, et mustanahalistel meestel seda, ütleme, vähki oluliselt rohkem, siis nendel ka tuleb alustada varakult. Ja et üldine soovitus ikkagi, kui riskitegureid pole, siis on 50 aastat esimest korda. Ja teine oluline moment, et väga sageli seda PSA analüüsi tehakse nagu mööda minnes pannakse, linnukad tehakse ära, et inimesel tuleb ikkagi rääkida, mis sellega võiks kaasneda, et uuringud, haigus, mis on, et inimesed peavad nõustatud. Et seda ei tohi nii kärgekäeliselt teha. See on üks asja, mis on nagu, mida Eestis ikkagi, miks seda eestlane vähki on nii palju? Seda teevad eeskät perearstidest, perearsti tasand. No eks ka teised eriarstid. Erinevad, et need analüüsid tehakse ikkagi tuhandeid ja tuhandeid. Ja ütleme see, et igasugused screeningud on tõhusad siis, kui nad on organiseeritud. Oportunistlikud või spontaansed, nii nagu ka meil kahjuks praegu toimub. Et me leeme hästi palju neid juhte, aga ütleme, nende käsitlus ei ole nii perfektne. Et ikkagi kõik organiseeritud screeningud on näitanud, et nagu vähendavad vähisuremust. Ja igasugune nagu seda nimetatakse messikuks screeninguks ei tööta. Kõik on õige, jah. Ma ise loodan kaunis palju selle nõndanimetatud vedelabiopsia peale. Et eks ole, siin kirjandus on üsna palju, siin juba head mitmed aastad olnud infot, et selle rakuvälise nõndanimetatud DNA määramine võib tulevikus olla väga perspektiivne nii sõeluuringus kui üldse vähivarasel avastamisel ja raviefekti hindamisel. Ja tegelikult on juba ka selliseid eksperimentaalteste, ma tean, John Hopkinsi vähikeskus oli Ameerikas üks esimesi, kes vist isegi 8 erineva vähipaikme, sealhulgas ka kõhunäärme vähi puhul töötas välja sellise paneeli, aga need vajavad, eks ole, kontrollimist, valideerimist, aga tulevik tõenäoliselt selles suunas liigub, et see on väga oluline, ta on patsiendile mõnus ja mugav teha, tavaline vereproov, aga ta on suhteliselt kallis, nõuab väga täpset tehnoloogiat ja valideerimist, et see võiks tulevikus võib-olla aidata nagu suhteliselt varakult ka vähki ja ilmselt ka teisi haigusi, mida on, ütleme, geeniuuringutega võimalik hinnata natuke varem võib-olla määrata. Olete nende arengutega nagu nõus, see on see liquid biopsy, eks see
nõndanimetatud vedelbiopsia. Aga on teil veel mures midagi hingel, mida tahaksite seoses meeste vähkidega või meeste tervisega seoses veel rõhutada? Võib-olla selle PSA testimise juurde nagu kaks mõtet veel juurde. Nii nagu selle testi nimi ütleb, see on eesnäärme spetsiifiline antigeen, et ta ei ole eesnäärme vähispetsiifiline antigeen. Küll aga ta on selgelt väga hea tööriist selleks, et eesnäärme vähki varajaselt avastada. Aga tasub alati meeles hoida, et see võib olla ka muud tegurid, miks PSA tõuseb. Kõige lihtsam asi, et kui mees läheb seda PSA testi tegema, kutsub teda perearst, keegi teine arst või läheb ise mõnda laborisse, teeb enda raha eest, siis peaks olema nii, et vähemalt ööpäev ei ole olnud seemnepurset, et ka mõned väga füsioloogilised asjaolud võivad tegelikult anda justkui kõrgema PSA, mis tegelikult ei ole, eks ole, tähenduslik antud hetkel, et juhul kui mees läheb vereanalüüsi andma PSA osas, siis võiks olla ööpäev olnud ilma seemnepursket. Et tõesti ka praktikas on see ja uuringutest väga selgelt välja tulnud, et see tõus on väike, mõnel juhul ta siiski tõuseb üle selle eakohase mediaanväärtuse ja jällegi tekitab sellist terviseärevust ja tegelikult kulutab ka raha, eks ole, mõttetult, et seda tasuks mehel meeles pidada. Ja teine asjaolu, mis PSA tõusu võib näiteks anda ka põletikud kusesoguteedes, et kui on tekkinud eesnäärme põletik või on ka näiteks jäänud suguliselt eellevi põletikku tekita õigel ajal ravimata, mis võib ka lõppeda prostatiidi ehk eesnäärme põletikku. Ka sellel juhul võib tekkida vägagi kõrge PSA väärtus. Ka selline, mis justkui viitaks juba kaugele arenenud eesnäärme vähile tõusta mitmetesse kümnetesse. Jälle kõige raviga me suudame selle eesnäärme põletikku maha saada ja ka PSA normaliseerub. Ehk et mõnikord, kui hirmul on nagu väga suured silmad, et siis tuleb teha lisauuringuid, et saada aru, kus see PSA tõus tegelikult pärineb ja mis need riskid inimese tervisele on. Ja võib-olla lõpetuseks, kui enne oli küsimus, et kuidas seda tervist paremaks saada, et mõtlesin, et see on valimiste eelne aeg, et tegelikult ikkagi raha, tervishoidu on see lihtne vastus, eks ole, kuidas tervis paremaks saaks. Et ilmselgelt mingis mõttes ju hea tervis on nii meie kaitsetahte nurgakivi, eks ole, samamoodi on haridus selleks, et tõesti kohati ei kadesta riigijuhte, et eks peavad tegema valikuid, et kuhu siis riigieelarvest raha panna. Ilmselgelt tuleb panna kaitsevõimekusse, aga tõesti tervis on üks oluline kaitsevõimekuse nurgakivi ehk et tervishoiu lisaraha ilmselgelt parandab selle tervisesüsteemi kvaliteeti ja üle selle tõstab, eks ole, ka tervise teadlikkust ja parandab neid tervisenäitajaid. Mis on teada nende riikide arved, näitel, eks ole, kus me teame, et see riigi rahast pandav osakaal, eks ole, on kõrgem kui sellega, mis me täna Eestis tervishoidu paneme. Ma olen sellega väga nõus, eks siin tuleb töötada ilmselt kahes suunas. Üks asi on see, et eks ole, et raha kindlasti süsteem vajab juurde, aga teist küljest eks natukene saab süsteemi ka efektiivsemaks muuta, et eks siin need mõlemad suunad ja viimasel ajal on palju räägitud sellest, et investeering inimese tervisesse on ka selline investeering, ütleme, majanduse arengusse, tööviljakuse tõusu, sellepärast, et ainult terved töötajad on võimelised ka paremat sellist, ütleme, tööviljakust efektiivsemalt töötama, et see tegelikult on jube oluline, et see sõnum tõesti ka meie poliitikute, seadusandjate kõrvadesse nagu jõuaks. Ja tahaksin lisada, et ikkagi Eestis suremus eesnäärmevähki on endiselt kõrge. Ja meie lühiajaline projekt näitas, et väga erinevate raviasutuste ja organisatsioonide vahel väga tugevat koostööd. Et meil on olemas nii know-how kui ka soovi ja valmidust seda projekti jätkata. Ja me Eesti mehed vajavad üleriigilist eesnäärmevähi varase avastamise projekti. Sest varakult avastatud on võimalik ravida.
meil on olemas nagu piisavalt teadmisi, oskusi ja ka selle projekti näol nagu teatud nagu välja töötatud süsteemid, kuidas me saaksime seda rakendada. Ja tõesti ma ootaks, oleks valmis ja sooviks seda projekti üleriigiliselt nagu jätkata, sest meie mehed on seda väärt. Jah, see on väga tänuväärne projekt ja ta näitas ju väga hästi ka seda ühest küljest koostööd, aga teist küljest ka seda, et see PSA, eks ole, see igapäevane kasvaja marker eesnäärme vähidiagnostikas, et seda on vaja natuke täiendada ka teiste, eks ole, riskifaktoritega ja siis me saame sellise täpsema lähenemise, nii et igati positiivne. Eripära oligi selles, et see oli nagu riskipõhine, et üks PSA oli sellest ainult üks osa. PSA algas, me oleme kasutanud ka vähi riskikalkulaatorit, mis on juba mitu aastat tagasi on tõlgitud ja tõesti me kastasime teie kodulehes selles projektis ja siis on ka MRT uuringud ja sihitud biopsiad ja kõike. Ja see kõik on nagu toimunud üksteiste järel, et kui see risk ületas teatud nagu protsenti, siis nagu inimene, mees läks nagu teise etappi, kus oli võimalik nagu täpsustada, kas ütleme, kas see risk on tõesti haiguse risk või on lihtsalt nagu erinevate nagu faktorid nagu kokkusattumus. Ja tõesti praegu meil on kõik võimalused olemas. Ja samamoodi me tuleme tagasi see finantseerimine, sest ütleme, kui meie projektis osalus 12 000 meest olid kutsutud, siis see osalusmäär oli 28%, aga vanuses 50–69 mehi, keda võiks skriinida eesnäärme vähi suhtes on 150 000. See tähendab seda, et meie projekt tuleb korrata 10 vähemalt ja leida raha ja igasugune skriiningu projekt on projekt, mis ei kesta aasta, kestab aastakümneid. Peab olema nagu järjepidev, jätkusuutlik ja siis ta annab tulemusi. Ja see on moment, kus leida raha, kus leida inimressurssi, aga kui me jäämegi seda otsima, siis see jääbki tegemata. Praegu ongi moment, et me teame selles haigus, me oskame seda diagnoosida, me saame aidata meie mehi. Aitäh. Väga hea. Aitäh. Ma küsiks veel selle riskikalkulaatori kohta, et kas meie selles Eesti kalkulaatoris, kas seal hetkel geneetilist komponenti vist ei ole? Ei ole PRS, ei ole jah, et see on tehtud, eks ole, Rotermanni keskusega koostöös, nende selle suure vähiskriining uuringu põhjal on see kalkulaatori algmudel tehtud ja ta sai tõlgitud eesti keelde, eestindatud. Ta võtab arvesse PSA leidu, ultraheli leiu, MRT leiu, vanuse, et on tegelikult ka päris hea tööriist. Aitab inimesel endal, eks ole, neid riske hinnata. Aga täna vähi geneetikat ta veel ei arvesta. See oleks arengu koht. Kui seal piisavalt tõenduspõhisust koguneb, siis saab seda sinna ühe komponendina juurde lisada. Koondriski kalkulaatoris. See oli väga keeruline projekt oli selle tõlkimine või koordineerimine. Ise tegelesin ja oli päris nagu ikka väike asi tundub, aga aega kulub meelet. Ja võib-olla see PSA screeningu, kust nagu leida raha. Et ma arvan, et üks koht, kus raha leiab, ongi see, et nagu optimeerida seda PSA testimist. Et ma arvan, on väga palju mehi, kes teevad seda oma raha eest, perearsti raha eest või mõne teise eriarsti raha eest ka mitu korda aastas ilma kliinilise vähimagi mõtteta, et tõesti seda tuleks nagu väga ühiselt tõesti kokku leppida ka arstkonnal see, et milline on see testimismudel, milline on see testimise intervall, mis vanuses, millal ja kellele, kuidas neid geneetilisi riske osata ära kaardistada ja valida tõesti neid sihtgruppe, kellele seda uuringut suunata. Tõenäoliselt sealt süsteemis seest me leiaksime juba ka raha juurde. Igal juhul see screeningu projekt korrastaks neid, ütleme, ressursside kasutamist. Absoluutselt. Ja oleks nagu ühine arusaam ressursside liikumine, sest praegu tõesti mõned mehed teevad PSA-d kas või paar korda kuus selleks nagu ennast nagu rahustada, et nendel on kõik korras samas põhjusi võib-olla väga palju ja erinevaid. Et juba selles ressursside nagu kasutamise otstarbekuse mõttes on mõtted seda projekti käivitada selleks, et nagu oleks nagu, ütleme, järjepidevus, üldine pilt ja kaugperspektiivis ikkagi vähisuremus nagu vähendab. Kas siis paljud mehed käivad lisaks perearsti või
ütleme, mitte uroloogi meestearsti saatekirjale ka ise näiteks Synlabi laboris või Medikumis ja paluvad, tellivad nagu ise? Võrdlemisi sageli. Võrdlemisi sageli. Omal initsiatiivil, enda rahust. On endale elus kliinilisi näiteid, kus inimene on 2 korda päevas verd. Hommikul andis meestekliinikus või andis hommikul Synlabis või mõnes muus laboris mingi tervisepaketi, mille ta ise endale kokku pani ja millest ta muidugi siis ei rääkinud ja tegelikult oligi, et kulutame ju raha. Siin küll kulutas inimene ise enda raha, investeeris nii-öelda raha tervisesse, aga tegelikult jällegi, et mitte kõige ratsionaalsem, mitte kõige efektiivsem. On päris sageli seda, et vaatad PSA ajalugu täna, õnneks on see digilahendused järjest ju paremad, et me näeme analüüse üle kliinikute, üle laborite, et seal võib mõnel tõesti olla iga kuu või üle kuu, eks ole, PSA teste, mille tulemus on 0,4 või 0,5 number, mille juures me vähiriskist ei räägi ja ütleksime tegelikult ju annaks sõnum, et tee 4 aasta pärast, võib-olla isegi 5 või 8 aasta pärast, mitte, eks ole, 4 kuu pärast. Enamast meestest ei kuule seda, nad teevad seda vähemalt mõne kuu pärast. Jah, no võt siis see võikski võib olla siis ainult enda raha eest, et tõesti see ei pea minema nii-öelda Tervisekassa vahenditest. Jah, riigi raha tegelikult tuleks optimaalselt kasutada, sellega igati nõus ja lisaraha loomulikult ka vaja juurde. Nii palju ütlen ka, et ka noored mehed, kes on 20-aastast, 25-aastased, nendel ka tehakse väga sageli PSA analüüsi, mis on ka, tundub nagu rohkem mõttetu. Et olemas mõned riigid, kus on näiteks meestel, kes on nagu nooremad kui 40 üldse nagu keelatud, et sa ei ole võimalik, sa võid oma rahadest nagu seda teha, aga riigisüsteem ei maksa selle kinni. See on nagu ka võib-olla äärmuse. Aga tõesti noorematel poistel teha PSA analüüsi ei ole mitte mingit mõtet. Ei ole mõtet loomulikult. Aga head kolleegid, aitäh saatesse tulemast, selline sai seekordne Eesti Vähiliidu podcast. Head kuulajad, suured tänud ka teile meid jälgimast ja uute kohtumisteni ja ilusat sügise jätku. Aitäh! Te kuulate Eesti Vähiliidu podcasti Terve Eestiga vähi vastu, kus räägime vähiennetusest, vähi varajasest avastamisest, tervislikest elustiilivalikutest ja elust pärast vähidiagnoosi.